Tere kõigile. Mina olen siis Anu Mälgang, endiselt kutseregistri juhataja ja seotud kutsetaotluskeskkonna projektiga. Ja kõigepealt siis näitan teile, et millest me täna räägime. Püüan teha hästi lühikese sissejuhatuse. Seejärel meie arendaja ja partner Pixelist, Indrek, näitab siis teile, mida me oleme valmis saanud. Ja lõpuks jätame siis aega ka natukene küsimusteks. Kõigepealt tuletan meelde siis meie projekti eesmärgi ja selle, et see taotluskeskkond seekord nüüd on loodud ainult töömaailma taotlejale ja kutseandjale, kes te olete konkursiga valitud kutseõigused saama. Seda slaidi ma olen ennegi näidanud, et me näitame siin tervet projekti, kus on siis sees esimene etapp, mis läks meil käiku juba pool aastat tagasi. See on siis tunnistuse omaniku iseteenindus. Nüüd täna läheme juba üsna konkreetseks, kuna me hakkame valmis saama teist etappi. Ja teine etapp on siis nüüd see koht, kus kutsetaotleja saab esitada kutseregistri keskkonnas oma taotluse, oma dokumendid, kutse taotlemise eest tasuda. Ja teile on siis siin taas välja toodud selle projekti eesmärk, et me anname isikule võimalus kutseregistri keskkonnas kutset taotleda ja taastõendada ja anname ka suhtluseks võimaluse süsteemis otse. Ja teie ülesanne on siis, või õigemini teie võimalused on siis sellised, et te saate neid taotlusdokumente menetleda kutseregistri keskkonnas, aga ka saate anda õiguse taotluste esitamiseks oma partnerile. Sellest tuleb pärast natukene rohkem juttu või saate suunata ka taotleja juba enne taotlusprotsessi algust oma keskkonda. Ja nüüd kolmas etapp, mis on meil plaanis siis järgmise aasta poole peal käivitada ka, see hõlmab endas siis eksamihaldust. Ehk teie jaoks on see rohkem nagu hindamisvoor, mille lõppedes siis kutsetunnistus automaatselt väljastatakse. Ja lühidalt veel taas näidatud slaid, mille siis teise etapi käivitudes on selline tulemus, et kutse taotlemisega algab ka kutsetunnistuse andmete komplekteerimine. Ehk siis teid puudutab see selles osas, et teie kõik, kes te töömaailma kutse taotlejate tunnistuste kirjeid sisestate praegu ükshaaval ja saadate kutseregistrisse, siis me oleme püüdnud selle automatiseerida sellisel kujul, et seda tunnistust hakatakse komplekteerima juba taotlemise alustades. Ja nüüd seekord siis väike võrdlus ka, et mis selle esimese ehk tunnistuse omaniku iseteeninduse esimese etapi ja teise etapi vahe on nüüd kutseandja jaoks. Et kui esimeses etapis me avasime tunnistuse omaniku iseteeninduse kõikidele töömaailma kutseandjatele, see tähendab seda, et te võite saada tunnistuse omanikult küsimusi ja soove. Näiteks tunnistuse omanik saab tagantjärele trükisoovi esitada või siis ka duplikaati tellida või ka küsimusi esitada. Mida tavaliselt ju on tehtud nii-öelda käsitsi, et kas helistatakse või kirjutatakse meile, meie suuname nad siis teile, et näiteks kuidas ma saan oma tunnistust pikendada, ütleb taotleja. Ja selle küsimuse
me oleme nimetanud nii-öelda, et selle taotluse liik on teabenõue, et ärge seda väga tõsiselt võtke, et see on lihtsalt selline nimi, et see ei ole ametlikus keeles tegelikult teabenõue, see on lihtsalt küsimus, millele teil on siis hästi lihtne vastata otse süsteemis. Ja nüüd siis teine etapp, see juba nõuab nüüd kutseandjalt teatud tegevusi. Ehk siis selle me avame tõesti teie soovil ja valmisolekul. See tähendab siis, kui te olete kutsed ära seadistanud, kõik kutsed, mida teil on õigus anda, tuleb täpselt seadistada, muidu nad ei ilmu teie taotleja nii-öelda iseteenindusaknasse. Samuti taotlusele lisatavad dokumendid, nende valikud tuleks seadistada. Volituste süsteem vajadusel, et kui te soovite partnerile anda taotluste esitamise õigust. Ja muidugi see, mis esimeses etapis juba mõni kutseandja on ära seadistanud, ehk tunnistuse kätte toimetamise valikud tuleks seadistada. Enamusel teil ei ole seda ilmselt vaja läinud, aga seekord see võiks minna konkreetsemaks, eriti neil, kes soovivad ikkagi tunnistusi trükkida. Ja nüüd siis juba päris mõtlemisülesanded teile. Et enne liitumist, milleks me siis ootame kõikide teie soove, mõelge läbi sellised asjad, et kas te soovite seda kasutada. Indrek hakkab seda kohe näitama, ma loodan, et siis saab asi selgemaks. Ja siin on siis sellised alajaotused, et kas te hakkate võtma edaspidi vastu taotlusi siis kutseregistri infosüsteemis, mida me praegu oleme teile arendanud ja hakkame valmis saama. Või on vaja suunata teie taotlejad oma taotluskeskkonda, et nii mõnelgi kutseandjal on selline keskkond välja arendatud. Või jätkata endisel viisil, ehk siis, et endisel viisil on siis see, et ükshaaval tunnistuste taotlused jõuavad meieni alles siis, kui te olete selle kutse juba andnud. Siis, et millised need kutsed on ja millal te peaksite need taotluskeskkonnas taotlemiseks ära seadistama. Millised on need teie poolt väljastatava kutse taotlemise tingimused, mida siis te tahate, et taotlejale taotluskeskkonnas kuvatakse? Millised on kutsetaotlustele lisatavate materjalide ehk siis sellist näiteks haridust tõendavad või töökogemust tõendavad dokumendid, mida te ju taotluse juurde kogute? Et millised on need võimalikud liigid? Ja kas soovite kasutada taotluskeskkonna süsteemi ka arveldamiseks? See siis põhiliselt annab võimaluse süsteemist saata süsteemi välisele rollile ka täpseid meile, näiteks, et teil on raamatupidaja olemas või teenus olemas, aga et ta ei pea kindlasti sinna süsteemi tulema, et siis saab süsteemi ja selle raamatupidaja rolli vahel tegelikult seda infot saata. Ja muidugi läbi mõelda ka see, et kas kutsetaotlusi esitavad taotlejad ise. Kas tegelikult põhiliselt on selleks taotleja tööandja. Näiteks kui on palju üht tüüpi taotlusi või ka kutse selline, kus on võib-olla rohkem mitte nii hea IT-pädevusega inimesed taotlejateks. Või siis ka kutseandja, töötaja või partner, kes otseselt ei ole tunnistuste sisestamisega seni seotud olnud. Ka näiteks ei saa me kasutada välismaalasest taotleja korral. Ühesõnaga kutseregistrisüsteemi, et tema tunnistus tuleb ikkagi käsitsi sisestada, aga taotluse saab siis kuidagi ikkagi keegi, kes on rollis, ise esitada.
Ja nüüd oleme siis plaaninud sellised liitumiskoolitused soovijatele. Aga kõigepealt, kuna me täna ei oska öelda täpset kuupäeva, millal me saame selle süsteemi nii-öelda laivi, siis me anname teile kohe teada, kui süsteem on kutseandjatele liitumiseks avatud. Ja vastavalt kutseandja spetsiifikale ja soovile pakume siis selliseid koolitusi. Et kõigepealt kutseandjatele, kellel on oma taotluskeskkond, lühike koolitus, kuidas see ära seadistada. Kes soovivad menetleda ilma arvelduse funktsionaalsuseta, ka võimalik, ütleme, et neid on liiga vähe, võib-olla neid arveid ja te olete harjunud kuidagi teistmoodi. Ja siis kutseandjatele, kes menetlevad koos arvelduse funktsionaalsusega. Ja me oleme mõelnud seda niimoodi, et kohe, kui süsteem on avatud, me saadame teile siis kutseregistrisüsteemi kaudu küsitluse, mida me oleme siin viimase aasta jooksul ennegi praktiseerinud, küsinud teilt erinevaid küsimusi ja vastavalt siis teie vastusele me saame hakata komplekteerima, et kellele ja milliseid koolitusi on vaja. Aga eelkõige me muidugi ootame küsimust vastusele, kas te liitute. Ja nüüd ma annaksingi sõna tegelikult siis meie arendajale Indrekule, kes hakkab teile näitama seda süsteemi. Nii, tere kõik see rahvas minu poolt. Mina olen Indrek jätkuvalt ja ma püüan kiiresti läbi klõpsata selle seisu, mis meil täna olemas on. Nii et me oleme praegu nagu lõpusirge, siin-seal natukene sibinaid-sabinaid. Ma loodan, et täna ma näitan arenduskeskkonnast, siin võib-olla igasugust imelikku sodi, ärge ära ehmatage. Püüan teie tähelepanu tõmmata siis kõige olulisemale. Nii, aga enne ma näitan korra ära, enne kui teie osa näidata, ma näitan korra ära, mida näeb inimene, kes hakkab ise tunnistust taotlema. Ja sisselogimised kõik käivad samamoodi. Inimene on siis sisse logitud, inimesel on mingid rollid, et saab vahetada ennast anonüümse kasutavast, kus tal igast infi lugeda. Ta saab eraisikuks tagasi minna ja eraisiku rollis on tal olemas siis mingi info tunnistuste, taotluste ja kõige muu kohta. Ja siin on üks selline põnev asi nagu taotlemise avatud kutsed. Roheliste taustade peal on alati kirjas mingisugused juhised. Tee seda, kasuta nuppu, vaata kutset. Ehk inimene, ma teen tühja pildi. Nii, inimene peab kuskilt midagi oskama otsida. Kas ta otsib teie järgi, kutseandja järgi, näiteks mul on siin pandud üks A-tähega kutseandja, et ma leiaksin kergesti üle. Või oskab ta mingeid muid asju teha, lihtsalt surfajad saad otsida ka valdkondade kaupa ja nii edasi. Nüüd, mul on siin välja võetud üks kutseandja, natukene siin näksitud andmeid ja siin on tal mingisugused kutsed juba avalikustatud, ehk neid kutseid saab taotleda. Ja ma mõtlen, et kumba ma siis võtan, kumb see põnev on. No ma tahan tase 5 võtta. Nii. Ja informatsioon, mis on juba kutseregistris olemas, selle kohta teada, teie enda poolt lisatud väiksed juhised, mida te tahate spetsiifiliselt öelda selle kutse kohta, abivahendi spetsialist tase 5. Siin on ka lingid igasugustele standarditele, asjadele, inimene saab läbi lugeda ja veenduda. Ja jällegi rohelise peale tal antud juhised. Ehk et kui keegi jääb väga hätta, siis teie küsimus oma kallile kliendile, potentsiaalsele kliendile on see, et kas sa ikka lugesid roheliste tekstide peal olevad asjad, rohelised tekstid läbi. Siin on siis näha, mida siis antud juhul praegu ma saaksin, mina eraisikuna saaksin taodelda. Ja nagu te näete, on siin mingid nupud hallid, mingid nupud on kollased, kutseregistri tuntud kollane. Ma ei saa taastõendada mingil põhjusel, mis iganes põhjusel. Võib-olla on taastõendamine lihtsalt keelatud või ei sobi mina midagi taastõendama. Antud juhul siis viimane.
siin on üks väga oluline asi, mida ma pärast veel korra üle räägin, on orienteeruv hind. Me näitame taotlejale orienteeruvat hinda, me püüame seda arvutada välja erinevate standardi, erinevate versioonide, erinevate kutseandjate ja mingite muude asjade juures. Ja poliitika meil siin on see, me pigem kirjutame suurema hinna. Me otsime mingite hindade juurest ja kui me arvame, me ei oska õiget leida, siis me otsime pigem suurema hinna. Ehk inimesele tulgu parem positiivne üllatus, et pärast on väiksem hind, kui et negatiivne üllatus, et pärast on suurem hind. Ja see hinna asi on tegelikult see asi, kus te peate nüüd kõige rohkem tähelepanu panema selles süsteemis. Ja see on siis see koht, kus toimub siis päris kommunikatsioon. Nii, ma valin midagi välja, no oletame suhtlusvahendid. Ja nüüd on siin väikene selline vaisard, selline visaard, kus kasutaja näeb natukene andmeid, saab pooleli jätta, saab katkestada, aga tavaliselt on see kollane jada on siis see, mis viib ta lõpusirgele. Saab ehitada materjale, näiteks lisan siin mingisuguse hariduse faili ja neid saab palju lisada. Ma otsin kohe üles, kas mul on võtta mõni ilus dokument siia lohistada. Ja mis on tähtis, ma pean siit, inimene peab siit valima siis, mis asja ta siia pani. Ja see on see, mida nüüd Anu just enne mainis, et te peate paika panema, millised nendest nimetustest on teie jaoks olulised. Eks? Mul on siin kuskil muude all näiteks on olemas, ma ei tea, pildiga isikut tõendava dokumendi koopia, eks. Üldjuhul pole seda vaja, kui inimene tuleb läbi keskkonna, no mida ta seal enam pilti sinna üles paneb, eks ole. Kuskil oli mingi asi nagu autojuhiload. Enamus kutseid ei vaja seda. Võib-olla 2-3 spetsiifilist asja vajavad. Nii et teie vaatate oma asutuse mätta otsast ja teete selle nimekirja, millest valida saab. Korda ehk teete lühemaks, väiksemaks, te peab midagi juurde mõtlema. Kui on vaja midagi juurde, siis räägite Anuga. Aga väiksemaks, et inimesel oleks vähem sodimist. Ja jällegi, võib-olla mõtteviis on selline psühholoogiline mõtteviis, et inimene ei pea ilmtingimata kõik esitama. Siin on kõik võimalikud variandid. Pigem on see, et esitab neid asju, mida tegelikult on vaja. Nii et see sõnum, mida on vaja, peab olema siis kuskil ära toodud. Nii, jaotatud on 3-4 kategooriasse ja siis igas kategoorias on oma alamaasjad. Nii, ma panen siia ka mingisuguse, issand jumal, mingi lingi ka siia, et oleks natukene põnema www.neti.ee, aga see on selline natukene jaburam asi. Muide, mis te eelmine kord ütlesin ka, kui te lubate ehk inimestele, et nad panevad linke, te ei saa seda keelata, siis see soovitus on see, et inimene pannes lingi peab veenduma, et see on avalik link. Et kui ta logib näiteks mingisuguse riigisüsteemi Eesti-esse sisse, näeb seal midagi ja paneb lingi sellele, siis teie ei näe seda. Ja selleks on suhtlus, saate öelda, ups, ma ei näe seda. Nii. Natuke lisainfot, siin on see andmete peitmise teema ja paberkandja teema, mis on vaikimisi mõlemad mitte linnutatud, et mis on see poliitiliselt õige ja parem. Ja jällegi on kirjutatud siia inimesele, et kui selle protsessi sees, näiteks see menetlusprotsess võtab 3 kuud aega, teil on voorud ja kõik muud sellised asjad, ja inimene selle käigus otsustab ümber. Alguses paneb linnukesed, tahab paberkandjal teha, pärast tahab maha võtta, siis pärastpoole ta ei saa seda muuta, sest muidu puudub teil kontroll, mis juhtus. Siis ta võtab teiega läbi suhtlusühendust, et ma tahaksin palun niimoodi ja siis teie saate selle ära muuta. Aga kui ta tahab paberit, siis ta täidab ära tarneandmed. Kui ta ei taha, siis ei täida. Lähme edasi. Kontakt. Miks mu email selline on? Okei, Red alustas seda, selge. Ma saan oma kontaktandmeid ka muuta, kui vaja. Nii oligi täitmata. Telefoni number. Ma panen praegu seda sodipodi, et paistaks välja, et see on sodipodi. Nii. Nii, nüüd läks telefoni number õigeks. Lähen edasi. Nüüd üks asi jällegi, mida näidatakse inimestele. Näidataksegi, et see sama number, mida ta nägi, on orienteeruv maksumus. Juhul kui. Ja seda te siis muudate õigeks. Ja mis asi on õige?
Erinevatel ettevõtetel, mida me oleme teada saanud, on erinevad poliitikad. Mõned pakuvad vanale kliendile allahindlust, mõned pakuvad siis allahindlust, kui pakutakse mitu kutset. Taotlus tehakse ühe kutse jaoks, inimene teeb teise, teeb kolmanda, teeb neljanda, võtab suuresti ette. See tähendab seda, et teie vaatate, oi, seesama inimene on juba 4 tükki teinud, järelikult talle rakendub teise ja kolmanda pealt allahindlused. Mis tähendab seda, et kõik on muutuses. Teooriast ei tohiks kirjutada kunagi suuremat numbrit, eks ole, see on juba kutsenõukoguga paigas, aga väiksemate saate ja see ongi see, et arvestage oma olusid, arvestage konteksti. Nüüd on siin olemas ka selline erivõimalus, et inimene saab öelda, et ta tahab arvet mitte ise maksta, vaid tahab saada ettevõttele. Ja siis ta läheb ja paneb ettevõtte registrikoodi siia. Ta ei otsi mitte nime järgi siit. Ta saab tegelikult otsida äriregistrist ise, eks ole. Aga tegelikult on just see koht, et kus ta ei saa mitte suvaliselt panna, vaid ta räägib selle rahastajaga läbi. Rahastaja ütles, et kuule, kirjuta minu registrikoodiks selline kood. Suhteid omavahel kuidas iganes. Me saame teada, et mingi ehitusfirma, okei, see ei olnud võib-olla antud kontekstis hea firma, aga noh, mis iganes, oletame, et selline on äriregistris olemas. Nii, ehk ma saan määrata siia siis, kes arvet tahab saada. Nii, ja siis lõpuks on siis linnukesed, kuna siit edasi lähen, siis öeldakse mulle pahasti. Panen oma linnukesed ära. Kas ma olen tutvunud korraga ja nii edasi. Nii. Ja inimene võiks näha, et taotlus on veel esitamata. Siin on nupp esita. Ta saab need asjad kõik üle vaadata. Ja siin on ka huvitav see, et ta näeb tegelikult, mida ta ise tegi. Eks ole. Ja siin ta näeb pärast ka seda, mida teie tegite. Et inimesele tekivad sellised silmad pähe variant, ta teab, kui kaugel umbes asi on. Temaga midagi tehtud. Nii. Siin on materjalid alla võetud, inimene saab ka võtta ja teie saate ka võtta kõik materjalid alla. Pärast esitamist tekib materjalide hulka ka taotluse PDF ehk see selline tekst, kus on kõik see informatsioon peal. See tekib siia ühe reana, aga pärast esitamist siis. Praegu ma pole veel esitanud, eks ole. Nii. Esitan ta ära, kui midagi valesti, siis saan jätkata sisestamist. Nii. Ja minu töö on tehtud. Kes iganes ma olin keegi ennu. Minu töö on tehtud. Nüüd ma hüppan teise aknasse, et näidata, kuidas ma töötan nüüd siis kutseandjana ehk teie rollis. Ja vast olete seda töölaua osa juba näinud, kus siis on teil hästi palju igasuguseid ridu, mida kõik taheti. Kindlasti on siin põnev ja kirju pilt teil. Ja uue kutse taotlemise juures on siis uus rida, kus on siis numbrid näha, palju on kuskil asju. Nii. Igas asjaga on see, et esitatud tähendab seda, et ta tuleb läbi vaadata, tuleb menetlusse võtta ja mida varem saab vigadest teadlikuks või tagasi lükata, seda parem, eks ole. Nii et esitatud arv võiks olla see asi, mida te läbi käite, aga te võite vaadata ka kõiki taotlusid selle lingiga. Ja isegi, kui te lähete siit nende linkidega sisse, saate seal ka ümber otsustada. Praegu ma tulin esitamise järgi sisse, siis olek on esitatud siin. Ma võin selle maha võtta või kirjutada siia ka, näita mulle esitatud ja menetlusel, näita mulle esitatud ja edasi. Ja võin ka need ükshaaval siit maha võtta ja saades teada, et hetkel on mul 2 asja. Üks on vana asi ja teine on uus asi. Mul on need menetlemata. Eks ole. Nüüd siiski, vabandust, menetlusel, minu viga, tahtsin öelda esitatud. Nii, ikkagi 2 asja. Ehk ma näen siin 2 taotlust ja ma peaksin nende taotlustega nüüd kuidagi viisi tegelema. Et see on see, teie ei tea, mida inimesed tegid väljaspoolt ja vaatate, et keegi on siin. Vaatan uue kutse taotlemine, vaatan asjadele peale. Ja ma näen, et materjale pole üldse esitatud, et siin on ainult PDF, seesama informatsioon. Ja üldse pole faile juurde pandud, midagi toimub, midagi on väga-väga valesti. Selle ma annan kohe tagasi, et aga kus on failid? Vaata täpsemalt ja annate mingi need kodulehekülje või mingi asja, et mida ta peab tegema, kui ta väga õnnetu ja ära eksis oli. Nii. Nüüd lähen ma uuesti vaatama oma töölauale näiteks. Esitatud on 1. Nüüd on mul 1 alles.
nüüd ma vaatan ära, et see paistab siin olevat ilus ja kena. Ja tema number on selline, tegelikult on 160 eurot. Nii, ja fail on esitatud, taotluse PDF tuli automaatselt kaasa, näete, süsteem pani selle kaasa. Tegevuste logi näen. Nii, mida ma teen? Ma pean otsustama ära, kas ma teen sellise menetlusprotsessi, kus ma märgin ära, et on tasutud ja käin võib-olla raamatupidajat pinnimas sellega, et kas on ikka tasutud või ei ole tasutud. Aga kui teie pea suurus ja ajumaht on nii suur, et te suudate kõike seda meeles pidada, siis te võite ka arvelduseta menetluse valida. Ma ise ei soovitaks, vahe on väga väike ja tegelikult see ei takista. Siis kui te valite ka eeltasumisega, siis te võite ka lihtsalt vaadata lakku, ütelda, jah, on tasutud. Põmm, vajutate nuppu. Mitte midagi ei juhtu halvasti, eks ole. Aga see annab nagu ühe lisavõimekuse jälgida siis näiteks neid asju, mis on tasumata. Käia raamatupidaja juures, kuule, ütle mulle, kas taotlusnumber 196 on juba makstud. Nii. Ja sellepärast ma isegi ei alusta seda, vaid alustan seda. Miks on arvelduseta vaja? Arvelduseta on vaja need olukorrad, kus inimene tuleb näiteks mingil kummalisel põhjusel kordusele ja ta täidab uue taotluse. Aga te olite temaga kokku leppinud juba, et mingite muude rahade arvelt saab ta sellega tehtud. Siis te ei pea tegelema rahaliiniga. Et see on võib-olla selline ainumas erand. Nii et minu enda soovitus on kasutada alati siis tasumisega, eeltasumisega menetlust, minna seda liini pidi. Mida ma näen siis? Kõigepealt ma näen seda, kollane elukas tekkis siia tegelik tasu. Ma saan vaadata peale selle inimese teistele asjadele, mis asjad mul temaga toimusid ja kirjuta siia, et tegelik tasu oli 160 eurot ja määran ära. See paistab logis välja. Et kui te 3 korda muudate edasi-tagasi, siis paistab logis välja ja ongi väga hea. Kõik sabistamised on ära sabistatud, inimesed näevad, et pilt on maas, märk on maas ja no, ei ole mingit nagu probleemi. Sellest, et midagi muutus, praegu mingit teadet välja ei lähe, ei peagi minema, eks ole, te panite numbri ära, aga kui inimene satub, ma olen praegu nüüd inimene, kes läks uuesti oma menetlust, taotlust vaatama, siis ta juba näeb uut numbrit. Ja ta näeb ka logis seda sama asja, et keegi kutseandja tegi mingisuguse liigutuse, eks ole. Nii, aga järgmine samm ongi see, et seda tasu võib siis parandada, muuta, kirjavigu parandada, kui te numbris eksisite. Aga te saate nüüd ise mingil ajahetkel, te peate ütlema, et see asi on makstud. Ehk see on see koht, kus nagu teie raha võiks nagu olla päriselt olemas ja kõik on korras. Ja see on teie vastutus, kui te teete ta enne ära, sest teil endal võib kaotada järjest ära, kuhu see 160 € kadus, kui te märkisite ta enne makstuks. Kuidas ta makstuks saab? Makstuks saab ta selle läbi, et keegi kuskil ehk keegi, kes on rollis raamatupidaja, see võite ka teie ise olla, aga sõltub erinevad asutused eri moodi. Igal juhul te võite tahta, et ma saadan selle raamatupidamisse ka. Te võite kohe märkida makstuks. Teie olete raamatupidaja, tegite arve, vaatasite pangast maksmist, kõik see. Aga te võite paluda, et nüüd ma tahan programm saada see asi raamatupidamisse. Ja seda saab ka masstegevusele nimekirjas teha. Ja see sõna, see märkused, see ongi see sõnum, mida te tahate raamatupidajale öelda, eks ole, et näiteks klient on baasis olemas või mis teie see oma asutusisene släng on, mida te tavaliselt ütlete raamatupidajale, kui ta seda arvet teha. Mida iganes, eks ole. Nii, raamatupidajad, tegelikult saab ka siin mitu olla, näitan pärastpoole seda kohta. Ja vajutusnuppu saada, märgitakse ära, et kiri on läinud. Ja nüüd on võimalik hiljem märkida makstuks. Ja kirja sisse läks ka see sama number. Vaatan, kas ma siin on. See info läks kirja sisse. Et kellele tuleb saata, millise emaili tuleb saata, kas arve läks asutusele või eraisikule ja läks see sama number.
Ja nüüd on raamatupidaja fantasy ja võimekus raamatupidamisprogrammiga. Ilmselgelt on hea, kui see on arve peal olemas, et palun märkige see asi sellise numbriga, sest siis on pärast võimalik kokku viia asju. Kui teil pole ühtegi numbrit, te võtate inimese nime järgi võtma ja maksab veel mingi asutus õudust, eks ole, teil on raske. Nii et kasutage seda numbrit, see on absoluutselt unikaalne, kellelgi ei saa see korduda. Kasutage seda numbrit ja tõenäoliselt läheb see varsti 5-kohaliseks päris elus. Nii, nüüd, mis siin vaates veel teha saab, siin vaates ongi see, et kui raamatupidaja ütleb, kuule, inimene maksis pool raha, eks, siis on võimalik, et raamatupidaja saadab ise kirja välja, et teil on pool arvet maksmata. Või panna siia, et kuule, teie ülekandes oli 10 senti puudu. Ilma kirjaviga, et võib kirjutada. Ja ups, minu viga. Kõik on korras. Nii. Mis on see suhtlus? Suhtlus on nüüd see koht, kus teisele poolele saadetakse e-kiri, et on midagi uut. Talle ei saadeta neid sõnu, mis siin sees on. Mõte on pigem selles, et inimene, kui ta saab e-maili ja kukub e-mailile kohe vastama, näeb kõik infi, mis seal e-mailis on ja kukub vastama, siis see võib minna musta auku. Me ei tea, kuhu see võib minna. Nii et me tahame praegu seda, et inimene saab kirja, midagi on, ja meelitatakse ta selle läbi kutseregistrisse. Logib sisse, läheb oma taotluse juurde ja näeb, mida talle kirjutati ja vaatab, kas ta saab selle kohe ära parandada või vastata, mis iganes vaja vastata. Sama kehtib ka teisipidi. Kui tema kirjutab midagi, saate teie teada. Kui teil on arvuti juures, siis jõuate kunagi arvuti juurde, vaatate ära. Nii, ma nüüd teen siis julge oletuse, et see on makstud. Märgin selle makstuks ära. Ja jällegi, lugege neid väikeseid märkused, mis on teie jaoks pandud siia. Ehk et siin on öeldud, see märkus, mida te maksmise juures märgite, on see, mida näevad kõik seotud osapooled. Niimoodi. Maksti õuntega, nagu kevades, eks ole. Et siis see märkus tuleb, aga üldjuhul teil ei ole vaja siia midagi panna. Te ei pea ennast katki pingutama, et kommentaare lisada, eks ole. Ehk võin ka niimoodi rahulikult öelda, jah, kusjuures see kommentaar paistaski siin viimases veerus all välja. Nii. Kui nüüd on mingi aeg mööda läinud, inimene, vabandust, tegelikult ongi üks protsess, aeg läheb mööda ja nüüd mingi hetk te ütlete inimesel, kuulge, teie eksami aeg on kätte jõudnud, tulge kolmapäeval. Paneme mingisuguse kolmapäeva, näiteks 12. novembril 2025, tuba 503 aadressile kuhugi ja õppejõud selline, eksamineerija selline ja mida iganes te peate ütlema, võtta kaasa, ma ei tea, midagi, eks. Ehk saate anda selle sõnumi, et temaga on asi klaar. Kellel on personaalsed, kellel on vähem personaalsed eksamid, see on väga, kutsetunnistus on, eks ole, väga selline spetsiifiline asi, siis te saate anda igasugust informatsiooni siin, et tulge ja tehke ja nii edasi. Kui mina nüüd olen taotleja, siis ma näen siin neid asju ja kui inimene on näinud neid, siis läks kinni, kuna palju on, siis ma näen, et need on juba vaadatud, eks ole, paistab natuke teistmoodi välja. Nii. Nüüd, kui see eksam või see protsess, vestlus või mis iganes protsess teil seal oli, mille läbi te saate aru, et inimene on tubli ja tore, siis edasi on teie jaoks nüüd seesama väärtuse tekkimine, et te saate siit ühe nupuga praktiliselt, seal on 2 asja vaja täita, alustada tunnistust. See ongi see koht, kus taotleja on suure töö ära teinud ja te ei pea midagi valima, eks ole. Nii, mida teie peate tegema, teie kui spetsialist? Teie kui spetsialist peate määrama ära, mis keeles mis keeles protsess läbi viidi, mis päeval tunnistust väljastatakse teie arvates, ma ei tea, täna on mul mingeid muid mõtteid.
Läks homme, noh, on täna. Ja millal ta kehtima hakkab, kui ta ei hakka kehtima täna, hakkab kehtima seal ja kehtivuse lõpp. Ja seda saab ühe klikiga siit, kui siin on mitu erinevat valikut mingitel põhjustel, siis saate valida õige klikita ja ta paneb siia õige aja paika, te ei pea ise hakkama aritmeetikat tegema. Nii et keel, aja asjad, aga see asi, mis ta on, kellele ta on, kus ta on, kas isik on päris ja olemas või ei ole olemas, kõik see on juba enne ära tehtud. Nüüd allpool on need inimesed, mida inimene ütles, et ta ei tahtnud trükkida, ta jätab avalikuks, mis on nagu see kõige soovitatav asi. Ja nagu te näete, on siin veel üks kohustuslik väli, kes teie majas füüsiliselt allkirjastas. See on praegu see asi, mis toimus väljaspool kutseregistrit. Kui tekib kolmas etapp ja tekib eksamihaldus, sealt tekivad ettepanekud anda välja tunnistused nõukogule, komisjonile, kutsekomisjonile, siis saab siit valida siis, milline kutsekomisjon ja milline inimene alla kirjutas kutsekomisjonist. No siin on praegu sodi-podi, eks ole, aga kas esimees, aseesimees või mõni liige, kes siis, kuidas teil kodukord võimaldab ja kes olemas oli? Ma panen siis, et oli see inimene. Nii. See vorm on mustand, nagu ütles pealkiri. Mustand on olemas, ma saan seda veel muuta, ma saan kinnitada. Ma vajutan kinnitada ja mul on nüüd see viimane koht üle vaadata, kas andmed on õiged. Eks, et seda siis palun jälgige. See on teie viimane ülekõrs, mida on võimalik teha, katkestada, muuda, parandate midagi ära, oli teine inimene, aseesimees kirjutas alla, kirjutate tagasi ja nüüd kinnitate. Eks. Nii. Ja jällegi see kommentaar on kõigile, mis vaja, see ei ole ainult kutsekojale. Nüüd ma kinnitan ära, mis juhtub. Juhtub see, et olek läks, et ta on kutseregistri käes. Nüüd Anu ja tema seltskond näeb seda. Ma arvan, et ma proovin kohe kiiresti liigutuse ära teha, kui ma tuletan meelde, et kutsetunnistused, mida on vaja kinnitada. Kes ta meil oli? Ennu. Otsin Ennu ülesse, kinnitan ära. Nii. Ja nüüd ma annan kutsetunnistus, kas oli trükitav, ei olnud trükitav kutsetunnistus, siis ma püüan taga ära väljastada ehk registrisse kanda. Nii. Kas ta läks nüüd? Nii, ma ei ole kutseregistri admin ammu olnud. Nii, sain hakkama. Nii, ehk kui ma nüüd siin pildi peal vaatan, siis ma näen, et olek on lõpetatud ja töölaua peal samuti läks nüüd number minema ehk et ma enam seda ei näe. Aga ma saan võtta ka lõpetatud välja ja näha, mul ongi üks asi ära lõpetatud. Ja ka inimene näeb, ma lähen nüüd, oletame, et inimene logis uuesti sisse, näeb, tunnistuse kohta on tehtud registrikanne, tunnistus olemas, kõik on suurepärane fine, kui ta läheb avalehele, siis ta näeb oma taotlust, mis on korras ja ta näeb oma tunnistusi, mis on tal värskelt viimased tunnistused, mis siin olemas on. Ta saab seda imetella ja nautida, saab siin juba teha otsuseid, et taastõenda või tee midagi muud. Mul on siin mingisugune muu apsakas. Nii. Ja saab minna uuesti seda taotlust vaatama ja igasuguseid muid trikke tegema. Et see oli nüüd see teine pool kogu protsess, mis siis juhtus. Et see saaks õnnelikult ja ilusasti ja kenasti juhtuda, nüüd ma näitan natukene köögi poolt, mida teie peate alustuseks tegema. Ja kõik töö käib tegelikult kutseandja andmete kaudu. Ehk ma olen praegu keegi mingis kutseandja asutuses, selles rollis, ma lähen kutseandja andmetesse ja kõik, mis on oluline, on kuskil siin olemas. Et jääte hätta, otsige siit. See pilt on päris suur, siin on nagu sisukord, eks ole, et siin järelikult on siin hästi palju asju.
Nii. Ja 2 näpunäidet. Üks on siis taotluskeskkonna seaded, mis on, kohe näitan, mis on võimalik juhtida. Siin on näiteks raamatupidaja aadress. Ja pärast räägin sisestajatest ja väljastatavad kutsed. Näiteks siin on praegu minu kaol on näha 4 väljastatud kutset. Ja siin on näha, kas see on praegu taotletav või ei ole. Ja kui on taotletav, siis mis seal täpselt on, kas põhikutse on taotletav või on mingi spetsialiseerumine taotletav. Ja siin on praegu ei. Nii et tavaliselt te alustate sellest ei pildist, ma siis lähen näpin seda ei pilti natukene, siin on pliiatsi märk. Ja mida saab teha? Saab teha seda, et lülitada põhikutse sisse. Näib nagu kõik, eks ole. Taastõendamine on siin keelatud ja see taastõendamine käib korrus kõrgemal. Seda teeb Anu. Et kui teil on mingisugused olukorrad siin sellised, kus on midagi ühte, teist või kolmandat vaja, siis see on Anu kompetents ja võib-olla sellel asjal ei olegi taastõendamist päriselt olemas. Nii. Pärastpoole saab sellega välja lülitada, aga siin taga on näha numbrid, palju siis jooksvalt on asju ja statistika väikene. Nii, lülitate sisse. Nüüd teine teema. Ma näitan võib-olla natuke parema pildi pealt. Salvesta nupp on kuskil, salvesta tagasi, eks ole, tuletan meelde, iga pool on see salvesta tagasi. Nii, ma näitan korra täidetud pildi pealt, siis on natuke lõbusam. Võtan selle 5. näiteks. Nii, siin on taastõendamine lubatud, taastõendamise aeg on kuskilt kõrgemalt instantsilt paika pandud ja siin on näha, et on lubatud 3 erinevat spetsialiseerumist, aga 2 korral ei võeta taotlusi vastu. Päris elus te võib-olla ei tee niimoodi, eks ole, te ikka panete kõik, aga te võib-olla ei võtta vastu mingisugust erilist asja, midagi väga-väga erilist, mille jaoks, kas mida üldse ei ole või mida üldse tehakse halvasti. Ja mida te peate tegema, siis mida Anu ka mainis, et kodutööna mõelda, et määrata ära, mis on nüüd teie selle kutse ja kõigi tema spetsialiseerumiste osakutsete ja mis iganes aspektid siin on, korral mõeldavad dokumendiliigid. Ja siin te näete kogu maailma. Kõikvõimalikud dokumendiliigid on siin. Kui ma nägin siin mingit asja, näiteks seesama pildiga isikut tõendav dokumenti koopia vestlusel isiku tuvastamiseks, siis ma tõsiselt soovitan, ärge sundige inimest seda tegema. Tööta nagu Hiina e-pood, kes tahab dokumenti saada. Inimene, kes tuli, üks väike erand. Kui andmed sisestab näiteks teie partner, see on 3-4 asutust, kes siin on, kellel on olemas suur ettevõtted, kes teevad kõik nende asjad ära, siis vaata nendelt võite öelda, palun, sellistel juhtudel, kui mul on selliseid kutseid, siis ma pean panema siin linnukesed, et see partner saaks ID-kaardid ära skaneerida, pildistada, panna taotlus juurde, kui inimesed tulevad eksamile, siis viiakse 1-1 kokku, eks ole. Kuna sealt puudub ükski muu autentimismehhanism. Aga kui inimesed tavaliselt täidavad ise oma taotlused ära, ärge pange seda linnukest siia. On kohti, kus on vaja tervisetõendeid, on kohti, kus neid ei ole vaja. On selliseid elukutseid või kutseid, kus on vaja portfoolio esitada, on neid, kus ei ole vaja. Nii et vaadake see terve mõistusega üle ja pange maksimaalne komplekt. Ehk te võtate linnukese ära siis, kui te olete kindel, milleks mulle keeleeksamit, eks ole. Absoluutselt pole vajalik keeleeksam mitte mingil juhul. Võtan maha. Nii et sellised asjad võtke maha. Aga kui on olemas üks inimene, kes võib tuua välismaa klassifikatsiooni, siis te peate linnukese panema, eks ole. Nii, ehk siis see ongi võib-olla see kõige raskem asi, mida kõige suurem töö, kõige suurem power. Väiksem power on see, et te paate panna näiteks kas koduleheküljelt või kuskilt mujalt kopeerida mingit teksti siia. Ja see on see tekst, mida näeb ka taotleja taotluse esitamise ajal. Seda saabki siin suuremaks teha, et ei pea päris lukuauk olema. Ja jällegi, midagi tegite, midagi muutsite, salvestate ära. Kui te ei saa siin üleval mingist asjadest aru, pole hullu. Siin on väga erijuhtum, need tähtajad on väga erijuhtum selle jaoks, kui on vaja
kutseandja lõpetab ja alustab mingite kutsetega väljastamistega, see on erijuhtum. Nii, ma tegin selle teksti ära ja niimoodi tuleb siis oma kutsed üle käia ja lülitada siis sisse, nüüd on siin põhikutse sisse lülitatud, suurepärane. Mida veel siis teha saab? Läheme siis vaatame selle kõige esimese asja üle, taotluskeskkonnaseaded. Siin on see koht nüüd, kuhu saab panna oma taotluskeskkonna veebiaadressi, URL veebiaadress. Ehk et need 3-4 ettevõtet, kellel on oma nunnu, ilus, kena, täiesti nende nõuetele vastav veebikeskkond, pange siia see veebikeskkonna aadress. Me lähete sellesse veebikeskkonda, kopeerite URL-i, panete siia, ärge seda niimoodi tehke, nagu mina tegin, eks ole. Ehk et mis iganes teie keskkond on, eks. Halval juhul võib olla see kodulehekülg, aga inimene peab kodulehekülgt üles aru saama, et kuhu ta edasi läheb, eks. Pikseli. Nii, selline. Nii et, aga kui teil seda ei ole pandud, siis inimene saab taotleda, teha kõik ilusad asjad, kõik ära keskkonnas, nii et ärge seda reklaami pärast kasutage, eks ole. See on ainult inimese viimiseks. Inimene läheb selle kutse, ükskõik millise teie kutse peale ja saab ühe klikiga teie taotluskeskkonda. Nii et need 3-4 asutust, kes siin olid, teavad, et nemad täidavad ainult seda. Raamatupidaja andmed siis saab siia kirjutada, et kes on need adressaadid, kellele te iga kord saadate, et te ei peaks kogu aeg need sisse toksima ja kui midagi muutub, siis tulete siia, muudate siin, jällegi ei pea iga kord sisse toksima. See linnukene, mis siin on, kaotab üldse selle nupu raamatupidaja saatmine ära. Ma ei soovitaks. See peab olema tõsine teadmine, miks te teete nii. Nüüd üks asi veel, mis on näidatud praegu teile lihtsalt tuleviku perspektiivina, kuna me saime teilt mitmelt asutuselt hea mõtte, et kutsetaotlused võiks saada nagu seda failid ja taotluse või ainult taotluse või ainult failid digiallkirjastada keskkonnas, siin keskkonnas. Siis ilmselgelt, mitte ilmselgelt, aga ütleme siis, kui jõutakse rahade ja töödega kuhugi maani, siis võib juhtuda, et siin võib siis igaüks määrata ise midagi. Praegu on see ainult üks valik, te ei saa nõuda digiallkirjastamist. Nii. Aga lihtsalt, et see oleks silme ees, et tulevikus tuleb. Nii. Teie pangakontos on juba eelmistest tuttav, eks ole. Ongi kõik. Nii, salvesta tagasi. Nii, ja nüüd siis üks viimane samm on see, et on tekkinud uus mõiste sisestajad. Kuna praegu olete teie, ma ei tea, kas siin on praegu kohal, aga üldjuhul on need inimesed, kes kutseregistrist ringi müravad, kutseandja täieõiguslikud, kõige suurema võimekusega tegijad, samused mehed kui möörapullid soost sõltumata, siis need inimesed on praegu meie tähenduses menetlejad. Ehk te olete ikkagi jätkuvalt need inimesed, kes vastutavad, et kutsetunnistus on õige ja korralik ja hea. Aga kui teil on vaja mingisugusel põhjusel, et teil on väga palju inimesi, kes saadavad meili peale, te ei suuda neid lükata, teenindage ennast ise, siis te saate oma asutuse sees võtta palgale või leida kolleegid, kes on sisestaja rollis ehk võtavad kätte e-mailiga või ruudulise paberi peale kirjutatud taotlused ja kannavad need sisse. Et sisestaja on see inimene, kes sisestab taotlust. Ja sisestaja võib olla ka teie partner väljaspoolt. Nii, ma proovin korra näidata, kuidas see välja näeb, siis saate umbes aimdu. Ehk te saate siia kirjutada isikukoodi. Ma võtan kohe mingi isikukoodi ja ütlen, et see isik on minu kolleeg. Otsin isikut, näen, olemas täiesti ongi minu kolleeg, salvestan ära ja tema on nüüd, kuhu ta läks, sisestajad, tema on nüüd minu asutuse poolne inimene. Ta vajab loomulikult väljaõpet, et mida sisestamine tähendab ja nii edasi, nii et kui on vaja, haarake ta igal pool koolitusele kaasa. Aga kui teil on siis see suur ettevõtja, kes siis oma 100 inimese eest tegeleb ja vastutab, et te teate, kuidas ta käitub ja mismoodi ta teeb, siis te saate teha ka talle konto ja öelda, et tema on partneri rollis
ta on natukene, kuidas öelda, siin on väikene volituste õiguste ülevõtmiste mehhanismid on siin erinevad, et teie üks juriidiline isikpartner ei saa näha teise omi ja sellised asjad. Ja nüüd tuleb siis jällegi toksida siia või otsida üles siia kood. Ma kasutan täpselt sama koodi, see ei ole muidugi korrektne, aga nii. Ja sellega ma andsin siis sellele ettevõttele, tema human resources ehk personaliosakonna inimesele õiguse sisestada selle asutuse eest asju. Nii. Ja nüüd ongi tegelikult ring peal. Kõik, mis on vajalik, hädavajalik teada, on siin olemas. Ja hiljem siis, kui te liitute süsteemiga, ütlete, et te tahate saada seda või toda või kolmandat sorti koolitust ja võib-olla ka mingi muu koolitus, mida Anu pole välja pakkunud, siis ütlete Anule ja Anu orgunnib selle, keegi õpetab siis, kas kutsekoja poolt või meie poolt õpetab ja ongi asi teil käpas. Nii, nüüd ma ei jõudnud vahepeal jälgida, kas oli mulle küsimusi. Ja küsimusi on päris palju. Kas hakkad ise otsast minema? Kohe ma saan ühed eelmised nupud eest ära ja nüüd ma näen lõpuks chati nuppu. Kuidas ma näen chati niimoodi, et ma näeksin ka seda. Ei saa aru. Opa, nii, nüüd näen, väga hea. Nii, nüüd ma hakkan järjest võib-olla vastama, et raamatupidamise tarkvarade liidestus ei tule, 100 asutust on, igaühel on erinev lähenemine. Ja me olemegi praegu teinud ära, et me saadame mingisuguse faili, paneme kaasa, et raamatupidamise tarkvara poolt, kui on vajadus, kui on massid taga, siis te saate sealt poolt midagi arendada ja teha. Läheb kaasa Exceli fail, kui saate 100 tükki, kõik raamatupidajale, mass saatmine. Kas on võimalus, et taotleja maksab tasu kutseandja arvele ilma arvet esitamata? See, kuidas teie omavahel praegu seda rahaasja ajate, on täiesti teie teha. Praegu on öeldud küll hoiatus, ärge makske enne, kui te pole arvet saanud. See tähendab seda, et inimene peab saama teie majast kirjaliku kinnituse, palun tasuge see summa. Ja see, kas te võtate seda kui ilma arveta ettemaksu, mis on paha stiil, kas te võtate seda ettemaksu arvega ettemaksu või on see juba lõpparve? See on teie raamatupidajaga läbirääkimise küsimus. Kommunikatsioon pluss raamatupidaja. Nüüd ma püüan küsimust aru saada. Jah, vaikimisi on aktiivne valik, et andmed avalikustatakse. Küsimus on selles, et mis on vaikimisi väärtus. Vaikimisi väärtus on just see, et andmed on avalikud. Ehk me ütlemegi, et ma soovin andmeid peita on eriklikk. Inimene teadlikult ütleb, et tahab peita. Et kutseregister on siiski mõeldud tööandjate ja ütleme teenindamiseks, et näidata, et inimestel on kutsed olemas. Eks? Nii et see ongi täpselt see oma väike väärtus. Niimoodi. Nii. Ja tahteavaldus ongi niimoodi, et mingi avaldus on sellega olemas. See tühi linnuke või täidetud linnuke, see ongi inimese tahteavaldus ja seda saab ta pärast muuta. Nii, tegevuste logi suurus. Ma jään vastuse õlgu, ma praegu äkki siin hakkasid need logid kasvama. Ei, vabandust, siin on juba olemas, et näita vanemaid kirjeid. Mõnikord minevik läheb ära käest. Siis, kas seadistus on võimalik materjalide nimetusi lõpmatuseni muuta? Mitte nimetusi, vaid teil on võimalik linnutada maha juurde. Kui te leiutate mingi protsessi käigus, mööda panin, keegi ei saa esitada. Lähete sinna, panete linnukese ära, järgmised taotlejad saavad juba lisada uut materjali. Nii, väga palju küsimusi. Ja, praegu on niimoodi, et iga suhtluse kirja peale, mida siia kirjutatakse, nüüd on mul suletud, nüüd ma enam ei saa suhelda. Aga kui ma saan kirjutada, siis kogu aeg läheb email. Paljudes süsteemides on see niimoodi ja lihtsalt tuleb mõelda, et võib-olla tuleb siin midagi vaadata, mida elu võib-olla mingid korrektorid teevad. Praegu on niimoodi. Nii, ja meilid lähevad ikkagi võimalikult optimaalselt. Ma praegu peast oska öelda, aga nad lähevad võimalikult optimaalselt. Et väga iga asja pärast ka ei spämmita. Nii,
ja millal on võimalik hakata infot katsetama, ma vaatan kalendrisse ja meil tähtaeg on järgmine nädal ja võib-olla on siis selliseid sabistamisi siin käib, ma ei tea, kas nädalakene 2, ma ei julge päris nüüd julgelt öelda, aga ütleme suurusjärku detsembri keskpaik võiks see asi olla ilusasti nunnust üleval ja me saame uuel aastal alustada etappi number 3. Nii. See sõnastus siin, mida Taavi ütleb, et eksitab, et siis see sõnastuse muudatused on see, mida saab kutsekoda juhtida ehk kutseregister anuisikus, et kui te leiate, et midagi on valesti või midagi on teie jaoks puudu, totaalselt puudu, siis võid anu juurde kirjutada ära, mis ja miks, põhjendada ära, et tal oleks asi selge, et ta üle küsimusi käiks ja nii edasi. Nii, hindamisstandardid üleslaadimist ei ole praegu, kindlasti mitte. Nüüd, kas ta on olemas kodulehe peal, kas ta on olemas mingis muus kohas, kas ta on olemas selles tekstialas, kuhu te saite ise kirjutada väljastamiste juures. Et see tekst siin, lisainfo taotlejale, et te võite siia kirjutada ka need samad hindamisstandardi, aga võite panna siia ka mingi viite selle hindamisstandardile. Nii, Taavi, kohustuslikku praegu meil ei ole, et iga taotlus, meil on siin 100 asutust, 500 või ma ei tea, mitu erinevat kutset ja iga asi on nii eripäraline. Ja miks niimoodi? Ma tahan öelda, et see ei ole võimatu, et seda asja tuleb, aga kuna me tahame praegu startida võimalikult kiiresti, siis sundida teid kõigepealt kõik linnukesed iga üksiku erijuhtumil ära tegema on liiga karm. Et alguses on kõik peal ja hiljem võib mõelda aastatel 2026-2027, et kas see annab mingisuguse lisaväärtuse, kui teie neid ära konfite ja kui te ei konfi neid ära, mis juhtub teiega halvasti. Nii. Kas lõpptulemust logi saab käsitleda ka ühte osa dokumendi registri haldusmenetluse nõuete mõttes? Ma päris täpselt ei julge sulle öelda, aga ma kahtlustan, et jah, kuna tegelikult see kõik informatsioon on siin olemas ja see ei kao ära. Praegu meil ta kindlasti ei kao ära, aga peaks jälgima, et logi on ikkagi logi ja tal võib olla mingi eluiga. 3 aastat, 5 aastat, igavene, ma ei tea, selle koha pealt. Nii, nüüd otsuse saatmise koht. Nii. Margit küsib seda, et kas on olemas ka otsuse saatmise koht, kus saab panna faili enne tunnistuse väljastamist või midagi taolist. Et tegelikult on, nüüd ma panin praegu selle kinni, aga ma otsin kähkusti üles töölaua pealt menetlusel asjad. Ja ma ütlen, et siin on mingi teema ja siin on olemas, kes ma olen? Kas ma võtsin halva taotluse? Mina ei ole taotleja. Kas mul on võtta, kus mina olen taotleja? Olen küll. Nii. Kui mina olen taotleja, siis ma saan lisada siia faile. Vabandust, mis ma ütlesin valesti? Mina olen menetleja, ma olen kutseandja poolne menetleja. Ma saan lisada siia faile. Nägite, oli ikka väikene plokk oli menetleja failid ja saabki panna siia lisada näiteks faili ja ütelda, et fail on näiteks protokoll või kutsetaotleja poolt saadetud e-kiri, mida ma tahan siia panna. No e-kirjade lisata tõenäoliselt tekstina. Kirjutan siia, et kutsetaotleja e-kiri ja siia copy-paste'ite selle teksti. Et niimoodi ja siia saate siis panna protokolli ja lohistada faili, kui see fail on teil juba näiteks digidokina klõpsti olemas. Salvesta liigu taotlusele tagasi ja materjalid alla tulevad minu pandud kaks menetleja materjaliplokki. Nii, ma jõudsin küsimuste vastustega lõppu, kell on 11:00. Kas te tahate veel midagi või te nüüd jääte nagu sellisesse vaikeoletusse, mõtteolekusse, kuni Anult tuleb esimene kiri teile, siis mida te tegema peate?
Kas ma võin korra täpsustada, et suur aitäh vastuste eest ja esituse eest, aga et ma küsin korra, et seal samas kohas nüüd see nii-öelda see tagasiside andmine, et juba see päris lõppfaas on ju, enne seda tutvustust on ju, et kas seal nüüd, kui seal valikus oli ainult on ju protokoll ja siis see kiri on ju, et kas nüüd, kui kutseandja sooviks sinna lisada, noh näiteks, et tagasiside, siis see käib kõik nüüd on ju, noh ise ei saa ju seda nagu täiendada, siis selle peaks nagu tellima nii-öelda kutsekojalt. Kutsekojal ehk Anul on 2-3 klikkida vaja teha, siis ta saab neid juurde panna. Et see ei ole midagi traagilist, et kui te saategi aru, et teil on midagi, siis andke sellest Anule teada. Anu süstematiseerib teilt kõigilt tulnud asjad ära ja ütleb, hea mõte, ma panen siia 2 asja juurde. Et rääkige talle või kirjutage täpsemalt öeldes, mis on teie selline päris elu vajadus ja saab tehtud. Muide, teie vist peate pärast linnukesega tegema. Kui Anu on rea ära pannud, siis teie saate linnukese teha. Või oli linnuke kohe olemas? Ma nüüd ei mäleta. Vist ei olnud. Jah, ei olnud kohe olemas. Ei olnud. Peate linnukese tegema. Nii, kõik. Ja, aga suur aitäh, Indrek. Meil on tulnud viimane kommentaar siia, et tahaks juba kasutama hakata ja see on saanud terve hulga laike, nii et ma arvan, et sellega me tõmbagi tänaseks kokku ja hoiame teid edasi ka kursis. Nii, tänud minu poolt.